Just Tallinnas on sellised suured koolid 1000 õpilast ja peale ja kui sellises koolis ka koolipsühholoog on, siis kõik õpilased temani küll ei jõua. Ja just siin tuli appi MTÜ Peaasi, kes siiamaani saatis oma nõustajad koolidesse. Sellest aastast on ekraanid kinni keeratud ja mis saab õpilaste vaimsest tervisest? Mina kehitan õlgu, ma ei tea. Koolipsühholoogidest on väga suur puudus Eestis tervikuna ja Tallinna haridussüsteemis sealhulgas koolid ei suuda koolipsühholoogi endale leida. Ja eelmise linnavalitsuse ajal siis koostöös MTÜ-ga Peaasjad me käivitasime sellise projekti, et kuidas siis leida neid täiendavaid koolipsühholooge, kes siis ei tule lihtsalt koolidesse tööle. Ja see projekt osutus hästi edukaks. Me siis koostöös MTÜ-ga, MTÜ siis otsib neid inimesi, kes oleks valmis hakkama siis tööle koolides. Meil psühholoogi pole, meil on sotsiaalpedagoogid ja siis ongi see vaimse tervise nõustaja ehk ütleme tema professioon on tegelikult täpselt selline, mis kooli jaoks väga hästi sobib, et psühholoog võib-olla ongi ühe põhikooli tarbeks liiga palju tahetud, aga selline nii-öelda teatud eas, kõik koolid on teatud eas, mis me ikka ütleme, mis eas nad on, eks ju. Et nende jaoks ühte sellist nagu vaimse tervise sõpra on vaja küll. Tänaseks on koostööprojekti raames MTÜ Peaasi poolt leitud koolidesse 20 nõustajat, kuid seda on selgelt vähe. Järgmise õppeaasta vaates jääb sama palju nõustajaid koolidesse lisandumata. Meil on lapsed koolis nii suure stressi kogemisega, et neid on vaja täna aidata, et me ei saa nagu lükata edasi, et ühel päeval on koolide keskkonnad paranenud, ühiskond on hästi rahulik ja toetav ja siis nagu 10 aasta pärast. Need lapsed, kes täna on põhikoolis, nad ei saa seda abi ja me kaotame inimesed tööturult, me kaotame inimeste tervise ja praegu, täna ja nüüd me kaotame oma laste kooli rõõmu. Ja seda peavad täiskasvanud teadvustama, et me peame praegu nendega tegelema. Ennetuse ja varajase märkamise roll on koolikeskkonnas kõige suurem. Kui vaimse tervise spetsialist on koolis olemas, saab ta sekkuda enne, kui mure kasvab kriisiks. Selle pilootprogrammi mõte oligi see, et kui me natukene seda fookust muudaksime ja seda on koolides ja haridusasutustes nagu lihtne ja loogiline teha, et me hakkame natuke koolides pakkuma ka sükest ennetavat abi, et mitte ainult nagu väga suurtes raskustes olevaid noori toetama, vaid ka seal, kus need mured on veel väiksemad, et seda lumepalli oleks võimalik peatada, sest et meie oma Peaasjade keskuses kogemusest näeme, et väga paljud noored, kes tulevad, need mured on veel, seal on võimalik jalg ukse vahele panna, et väikest muret ja väikest raskust on ikkagi nagu lihtsam sellega hakkama saada kui suurte muredega juba. Pilootprojekti proovitakse erarahastusega jätkata, kuid see tähendab, et kuna linn eriti projekti ei toeta, läheb eraraha mujale Eestisse. Abilinnapea Kante sellega ei nõustu, et linn noored abita jätab. Linnal on kehtiv leping MTÜ Peaasjadega ja esimene poolaasta on rahaliste vahenditega kaetud, siis me teeme andmepõhist analüüsi ja eks me lepime MTÜ Peaasjadega kokku, kuidas see edasine koostöö hakkab meil välja nägema. Aga tahaks ka võib-olla kommenteerida seda teemat, et me justkui vähendame tugispetsialistide arvu. Vastupidi, 1. septembrist me palkame 20 uut tugispetsialisti juurde, nende seas ka psühholooge.